mis on seal veel? Siin on kenasti praegu. Ma üritan vältida seda, et näiteks, et tere, ma tahan saada nüüd õhtusööki ja ma tahaks, et seal oleks siin valikus grillitud kana ja grillitud kala ja kala peab olema punane. Ma üritan nagu vältida sellist asja, et ma nagu, et minge sellistesse kohtade, kus te saate selliseid asju, et ärge tulge minu juurde. No. Aga ilus. Siin on muu kraam. Ideaalne. Ja neerud. Väike pullike või? Väike noor pullik. Sa tahad sarvi tahad ka tagasi saada? Ei pea säilitama selles mõttes, kui fooliumi kinni panema? Ei, aga lõualuud. No vaatame, kus meil aega on selle peakasega mängida. Siin 2 tundi juba nihkesed. Aga mis häda võib tulla põdrast? Kui põdra arvukus ikkagi väga kõrgele läheb, siis esimene häda, mis sellest tuleb, on väga suured metsakahjud. Ka liikluskahjud muidugi, et liiklusõnnetused, mis põtradega juhtuvad, et need on ka inimesele sageli eluohtlikud. Et saab ka inimesi otsa põdraga kokkupõrkamise tõttu. Aga ma olen siin lahedaid ulukeid ikka veel sattunud. Kõige kihvtim oli tegelikult Ilves. See Ilvese puhul on, tal on nagu seda sensatsiooni või seda asja on seal ümber nii-öelda natukene palju, et iseenesest liha on natukene liiga tavaline võib-olla tundub isegi. See on delikatess, põdrakeel. Master Leonard, selline teemon, kes korraldas teistele Black Bankette, siis ta keetis Aborted Kid Goats and Reptiles. Ja siis ma natukene irvitan, et ta on mu kulinaarne iidol, et tundub väga sümpaatne, et mul Master Leonard on mul igal pool. Ma ei tea, ma ei ole true evil satanist või ma võin mitu asja öelda, mis on ebakristlik, aga kas just satanistlik, see on nagu kõrvaltvaatajate hinnang ise endale märke külge panna on väga keeruline. Noh, see on rasva vist. Kahju on, kui midagi raisku läheb. Sellega, kui me kasutame ära loomast nagu kõik söödavad ja ka samas, miks mitte ka mitte söödavad asjad, siis minu arust näitab eelkõige austust looduse ja ka looma vastu. Mina ja taimetoitluseks. Ma arvan, et selleks on minu puhul lootusetult hilja. Suts ja suts.
noh. selline aju ongi. Need on ajud, jah? Kui lõputöö on valminud? Sina kangid on ise. Kes see? Osa? Ajud on välja keedetud. Kui mõelda täiesti väga palju aega tagasi mõelda, siis söödi ka loom tervenisti ära, mitte niimoodi, et me siin võtame natukene fileekest ja siis näksime seda peenelt ja siis teised kehaosad vedelegu. Ja see on sisuliselt tagasi tulemine normaalsusesse, mitte veidrus. Selles mõttes siin ongi põdra nägu ja natuke kõrvitset. Natuke nagu seakamar, aga ei ole. Ma ei usu, et mingid loomingut siin on, sest et enamus asju on juba nii aastasadu tagasi ära tehtud, lihtsalt vaja on see, kuidas me neid tõlgendame neid asju ja siis võib-olla see kokandus ongi see uus tehismaailm, mis välja mõeldakse, et prindime liha ja ma ei tea, äkki on too. Läks sul läheks soola, on ju?